Ja ka head komisjoni liikmed, head külalised, head kuulajad. Eelkõige teeme siis sellised olulised otsused ära, ehk siis kinnitame meie selle nädala päevakorra. Mul oleks ettepanek kinnitada, kui keegi ei ole selle vastu ei ole, siis oleme kinnitanud konsensuslikult. Suur aitäh. Ja täna on meil teemaks poliitilise valimisreklaami uued nõuded, aga ka erakondade rahastamise läbipaistvus. Nimelt taustaks nii palju, et meil hiljuti võeti vastu selline Euroopa Liidu määrus, mis hakkab kehtima oktoobris. Ja huvitaval kombel on sattunud see täpselt sellisesse aega, kus meil toimuvad kohalikud valimised. Kohalikud valimised on meil 9. oktoober ja Euroopa Liidu määrus hakkab kehtima 10. oktoober. Ja täna ma olen rääkinud tänaseks ka justiitsministriga. Justiitsminister ei saanud kahjuks täna osaleda, kuna ta on lähetuses, aga tema ütles, et Eesti oli vastu sellele uuele määrusele, kuna seal on ebaproportsionaalsed nõuded kehtestatud, mida saab olema väga keeruline järgida näiteks meie kohalikel meediamajadel. Ja on ka palutud Euroopa Komisjonilt pikendust, et kindlasti selle kohta saavad külalised lähemalt rääkida, aga ma saan aru, et selle kohta otsust ei ole. Ja tänane probleem seisneb selles, et need niinimetatud uued nõuded peaksid tagama sellise nagu parema läbipaistvuse, et oleks teada need rahastamisallikad, aga ma näiteks loen ette sellise nimekirja nendest asjadest, mis siis peaksid olema, kui reklaami kuvatakse, mis siis peaks samal ajal olema ettevõtja poolt esitatud. Esiteks, kui tegu on poliitreklaamiga, peab märkima ära reklaami eest maksja, lisama lingi või QR-koodi, mis suunab lugeja vaataja veebilehele, ja seal peab olema järgmine info edastatud: reklaami tellija identiteet, reklaamide kuvamise periood, saadud kogutasu, teave rahaliste vahendite päritolu kohta, summade arvutamiseks kasutatud metoodika, viide seotud poliitilisele protsessile, nagu näiteks valimised, lingid Euroopa reklaamihoidlale, kasutatud reklaamide suunamistehnikad, reklaamide katvusvaatamised. Lisaks peavad reklaami avaldajad säilitama reklaami andmeid 7 aasta jooksul masinloetavas vormingus. Ja täna me olemegi sellises olukorras, kus need nõuded hakkavad meil kehtima kohalike valimiste kontekstis. Ja küsimus on selles, kas võib tekkida olukord, kus meil lihtsalt poliitreklaami, kus sellist näiteks meediamajades ei olegi, ja näiteks kogu reklaam võib liikuda sotsiaalmeedia võrgustikesse, mis omakorda võib jällegi tekitada olukorra, kus sellist varjatud reklaami saab olema just vastupidi rohkem. Ehk siis see on see aspekt, mida meie ka selles korruptsioonivastases erikomisjonis arutame. Muidugi meie toetame paremat läbipaistvust, aga kui on võimalused manipulatsioonideks, siis see on see asi, mida me peame ka siin ennetavalt läbi arutama. Ja ma ütlen ka, kes meil on täna kutsutud külalistena. Esiteks on kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni juht Liisa Oviir. Suur aitäh tulemast. Meil on ka rahastamise järelevalve komisjoni üks liige Jaan Toots. Samuti on meil tänaseks kutsutud Justiitsministeeriumist esindaja Marika Georg-Jurtšenko. Aitäh tulemast. Samuti Eesti ja Meediaettevõtete Liidu juht Väino Koorberg. Aitäh tulemast. Ajalehe Õhtuleht peatoimetaja Martin Šmutov. Aitäh tulemast. Samuti Delfi reklaamidirektor Sander Maasik. Aitäh tulemast. Ja Kultuuriministeeriumi meedianõunik Andres Jõesaar. Olla kõigepealt sellise esimese sissejuhatava küsimuse, et ma edastaksingi Justiitsministeeriumi esindajale, kes saaks meile natukene rääkida sellest määrusest, millised on siis võimalikud mõjud kohalike valimiste kontekstis, millised on siis võimalikud ohud ja muidugi milline oli siis nagu Eesti positsioon. Nagu ma ütlesin, et Eesti, eks ole, ei toetanud seda, aga kuna teised liikmesriigid olid enamuses, siis lõpuks jõustus ja on meile nüüd otsekohalduv. Aitäh. Aitäh.
lugupeetud komisjoni esimees, lugupeetud komisjoni liikmed ja külalised. Aitäh selle võimaluse eest anda ülevaadet poliitreklaami läbipaistvuse määrusest. Ma niimoodi lühidalt nimetan seda määrust, sest pealkiri on tegelikult hästi pikk ja lohisev. Alustades algusest, tegin väikese nii-öelda ajajoone, et siis meil on see kõigil silme ees. Aitäh, et te saite selle praegu ka siia ekraanile kuvada. Et aasta oli siis 2021, kui tegelikult Euroopa Komisjon tuli välja suure algatuste paketiga, mis oli siis kõik suunatud demokraatia tagamisele, valimiste kindlustamisele ja üks algatus sellest paketist oli siis poliitreklaami läbipaistvuse määrus. Ja kui etteruttavalt võib siis ka öelda seda, et see määrus on ainus, mis sellest paketist on praeguseks ajaks ära menetletud. Kõik ülejäänud on erinevates staadiumites alles nõukogus ja parlamendis arutusel. Et ei käi kiiresti nende asjade menetlemine. 2021 lõpp tuli väljaalgatus, nagu ikka, tavapärane siseriiklik kaasamine. Kõigepealt, kuna tegemist on äärmiselt horisontaalse algatusega, mis siis ka, kes on rohkem Euroopa Liidu asjadega kokku puutunud, et siis see on tegelikult viimasel ajal hästi levinud, et Euroopa Liit paneb algatustesse kokku valdkondi, mis siis toovad kaasa selle, et hästi erinevad ministeeriumid Eestis on nende menetlemisega seotud. Käesoleval juhul meie peamine partner on siis olnud Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, kes siis teadupärast on meil ju reklaamivaldkonna eest vastutav ministeerium, ja Kultuuriministeerium loomulikult oli ka meil laua taga. Tavapärane protsess, kui on vaja Euroopa Liidu algatuse kohta Eesti seisukohad koostada, siis me küsime sisendit. Nii ka sellisel juhul, et selles mõttes on neid põhisamme, põhietappe, mis on ühe Euroopa Liidu algatuse menetlemisel ka selle käesoleva määruse puhul järgitud. Hästi suurele kaasatavate ringile saatsime siis laiali selle kaasamise kirja ja jõudsime 18. veebruar Euroopa Liidu asjade komisjoni istungile, kus siis kiideti heaks Eesti seisukohad selle algatuse kohta. Eesti oli kriitiline. Ma täpselt praegu ei mäleta peast, kas keegi siin laua taga olijatest kuulus tol ajal ELAK-isse, aga ühesõnaga ma igaks juhuks räägin uuesti siis, et mis see Eesti mure oli. Täpselt ei olnud aru saada algatusest väga laiali valguv oli. Esiteks, mis asi on üldse poliitreklaam? See on fundamentaalne küsimus, sellepärast et see on kõige esimene küsimus, millele tuleb vastata ja kui on, siis on vaja minna edasi mööda määruse nõudeid ja kui ei ole, siis see määrus ei ole asjakohane. Nii et see oli esimene probleem, millest me ei saanud aru. Teiseks suureks probleemiks oli see, et millist mõju see võib meie poliitikas osalejatele avaldada. Et me nägime, et see võib lõppkokkuvõttes pärssida poliitilist diskussiooni, poliitilist arutelu, kui võib-olla ühel hetkel vastu võetud reeglid on sellised, et poliitikas osalejad on valiku ees, kas teha reklaami või kartuses, et võib-olla mõni nõue ei ole nende poolt piisavalt täidetud, nad pigem ei tee seda. Et loomulikult sellest rääkides ma pean silmas näiteks üksikkandidaate ja sellist poliitikas osalejate gruppi, kellel võib-olla ei ole sellist tugevat aparaati selja taga, nagu me eeldame näiteks erakondade puhul on. Niisiis läbirääkimised hakkasid pihta Euroopa Liidus, tavapärane menetlus, tavapärane seadusandlik menetlus, nõukogu kujundas oma positsiooni, parlament oma positsiooni. Ja siis tulime uuesti parlamendi käest küsima, kui oli hääletamise etapp. See oli siis 2024 aasta kevad. Ja tõesti, nagu komisjoni esimees juba õigesti ütles, siis Eesti terminoloogiliselt täpne olles jäi Eesti erapooletuks hääletamisel. Selline võimalus on ka olemas, et kas hääletada poolt, hääletada vastu või jääda erapooletuks. Matemaatilises mõttes arvutatakse erapooletuks jäämist ka vastuhäälena. Aga ta on nagu
diplomaatilises mõttes veidi parem väljendus. Ja sellisel kujul siis määrus vastu võetigi, võib-olla huvitav on teada, et määrusele vastu hääletas ainult üks liikmesriik ja lisaks Eestile siis üks liikmesriik jäi veel erapooletuks. Erapooletuks jäi veel Austria ja vastu hääletas Ungari. Eks igal riigil olid omad põhjused. Aga jah, üldiselt neid ohte, mida Eesti välja tõi ja mida ta nägi ja mis võivad kaasneda, et teiste riikide jaoks ei olnud siis nii suurt probleemi, nad ei näinud selles. Ja siis meil oligi vastu võetud Euroopa Liidu õigusakt, mis tuleb rakendada 10. oktoobriks 2025. Korraldasime kohe aprillikuus ühe infopäeva, et kaasatavate ring on hästi lai, alates siis reklaamitellijatest, reklaamiteenuse osutajatest kuni reklaamiavaldajateni. Et kogu see sektor, nii-öelda kõik selle keti lülid on kaasatud. Tegime infopäeva, kus veebis korraldasime, et oleks inimestel lihtsam ühilduda ja tõesti seal oli vist, kui mu mälu ei peta, ligi 50 osalejat, et see oli väga hea. Ja meil on ka üks esitlus, et kui te soovite, siis me võime ka seda PowerPointi siin vaadata. Aga see on tõesti pikk ja hästi detailirohke. Jõudes siis nüüd rakendamisele lähemale, alustasime siseriikliku eelnõu koostamist, nagu ikka peamise partneri Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga, kaasatud riigi vaatest veel TTJA ja Justiits-Digiministeeriumi enda haldusalas olev sõltumatu andmekaitseasutus, Andmekaitse Inspektsioon. Miks me neid asutusi kaasasime? Rakendamisel on, kuna tegemist on määrusega, mis on siis otse kohalduv Euroopa Liidu õigusakt, siis me siseriiklikult mitte ühtegi kohustust, mitte ühtegi siseriikliku seadusesse ümber ei kirjuta. Seda ei tohi teha, need tuleb võtta kõik sellest Euroopa Liidu õigusaktist, mis jah, vastavalt stiilile, neid ei ole lihtne lugeda, ma olen nõus, aga ma arvan, et küll me sellest koos läbi tuleme ja hakkama saame nende tõlgendustega, sest osad laused seal on tõesti nii pikad, et kui lõppu jõuad, on algus meelest läinud. Siis kaks asja, mida me saame oma siseriikliku eelnõuga, mille me saatsime eelmisel nädalal kooskõlastamisele, kaks suurt teemat, mida me saame seal reguleerida, klassikaline pädevad asutused, kes siis hakkavad teostama järelevalvet ja siis sanktsioonid, kui on rikkumised. Nii et eelnõu ise on meil väga lühikene, praktiliselt 1 lehekülg, 1,5 lehekülge ja sellele me siis 2 nädala jooksul ootame tagasisidet. Ma korra vabandan, kas saaks täpsustada, et kes siis need pädevad asutused, kes siis hakkavad seda järelevalvet teostama? Jaa, esiteks peamiseks järelevalvet teostavaks asutuseks on TTJA. Tulenevalt, et miks TTJA? Eesti on siis võrreldes mõne teise Euroopa Liidu riigiga sellises unikaalses seisus, et meil ei ole ju poliitilist reklaami reguleeritud. Meil ei ole olemasolevat asutust, kes tegeleks juba praegu nende nõuete järgimisega, mida ma siis pean nõuete all silmas, et kus seda võib avaldada, millal võib avaldada, mis mahus võib avaldada. Ainukene kokkupuude tõesti on hoopis nii-öelda teise nurga alt ja seda siis vaatab ERJK ja see puudutab siis nii-öelda keelatud annetuste poolt. Aga muus osas Eestis ju regulatsioon puudub, ehk et meil tuli vaadata praktiliselt lihtsalt ringi, milline on meil selline olemasolev asutus, kes eelduslikult kõige paremini tuleks toime ka selle määruse nõuete järgimisega. Tõesti, viimasel ajal ma olen täiesti nõus, TTJA riikliku asutusena on selline, kellele on aastate jooksul järjest juurde pandud erinevaid kohustusi, kes ka tänu sellele peab saama täiendavat ressurssi, et see on täiesti mõistetav, aga teisest küljest teoreetiline võimalus on alati luua
uus asutus, aga tõesti sellise ülesande täitmiseks oleks see absoluutselt ebamõistlik. Ja sellepärast siis valitsuse ettevalmistatud eelnõu praegu näeb ette, et peamiseks järelevalvet teostavaks asutuseks on TTJA. Kuna määruses on ka sätted, mis puudutavad isikuandmete töötlemist, siis nende sätete puhul on Andmekaitse Inspektsioon järelevalvet teostavaks asutuseks, mis jällegi on täiesti loogiline ja sobitub sellesse pilti. Et see on siis see, mida me oleme praegu välja pakkunud ja lähiajal sellisel kujul ma loodan, et see eelnõu läbi valitsuse jõuab siis parlamendi ette arutamisele. Ma kiiresti küsin ka selle tähtaja kohta, et ma saan aru, et praegu on siis, see on see, mis ma olen justiitsministrilt saanud, et on palutud seda tähtaja pikendamist, et ta ei rakenduks meil täpselt vahetult enne kohalikke valimisi, et mis seisus praegu need läbirääkimised on, et kas on võimalus, et meil see rakendub hiljem või siiski ikkagi see juhtub meil vahetult enne kohalikke valimisi? Aitäh, saan seda ka selgitada. Meil ei ole otseselt sellist menetlust, et me saaksime paluda erandit Eesti suhtes. Mida me tegime, oli see, et me kohtusime Euroopa Komisjoni esindajatega ja selgitasime neile, milline on olukord Eestis, et arusaadavalt kõikides Euroopa Liidu riikides ju pidevalt toimub valimisi. Eesti vist tõesti on nüüd sattunud olema selline, kes on ajalises mõttes nagu kõige lähemal sellele. Meiega kontakteerusid ka taanlased, kellel, kui ma nüüd ei eksi, on järgmisel kuul valimised. Ja täpselt sama asja küsisid ka meie käest, et kuidas me aru saame. Sellepärast, et probleem on milles? Määruses endas ei ole nii-öelda ülemineku sätteid. Et arusaadavalt elu ju siin maal ei alga 10. oktoobrist. Et poliitreklaam on käinud varem, algab sel ajal ja siis pärast seda tähtaja kukkumist, et kuidas on õige käituda. Ja kuidas on õige käituda niimoodi, et me ülemääraselt ei koormaks oma riigis reklaami siis tellijaid, tootjaid, avaldajaid sellega, et me justkui kohustaksime neid juba palju varem sellest määrusest tulenevaid nõudeid kasutusele võtma. Ja põhimõtteliselt Euroopa Komisjon nõustus meiega siis selles, et suuliselt kirjalikult Euroopa Komisjon sellises faasis ei anna mingisuguseid hinnanguid, aga nad nõustusid sellega, et jah, reklaamid, mis on avaldatud enne 10. oktoobrit, mille avaldamine on alanud, sõltumata sellest siis, kas nad on üleval ka 10., 11., 12. oktoobri seisuga kuni siis 19. Et kuna nad on enne selle määruse jõustumist avaldatud, et siis jah, kui nad ei soovi, siis nad ei pea lähtuma sellest määrusest. Tungivalt Euroopa Komisjon siiski soovitab, mis on ka arusaadav, täiesti, et nad niimoodi ütlevad, ka juba selliste reklaamide puhul, mille puhul avaldajatena te näete, et see avaldamise aeg on siis nii-öelda enne määruse jõustumist, kui ka nad on üleval, avaldamine jätkub pärast määruse jõustumist, et nendele reklaamidele juba ka varem hakata siis neid läbipaistvusteateid külge panema. Aga see on nende tungiv soovitus. Aga jah, nii nagu me neist praegu aru saime, et nendele, mis on enne avaldatud, ei pea ja mis 10. oktoobrist alates avaldatakse, need peavad lähtuma määruse nõuetest. Aitäh! Ja aitäh selle sissejuhatuse eest, et ma kohe annaksin sõna Kultuuriministeeriumi meedianõunikule, et kui teie saaksite omalt poolt ka võib-olla täiendada ja võib-olla ka sellest aspektist, et kuidas see siis võib mõjutada meie just kohalikke meediamajasid, et kui suur on tõenäosus, et meil näiteks kõik liigub kas või sotsiaalmeediasse ja näiteks tekibki olukord, et kuna on sellised nagu suured nagu Meta ja nemad võib-olla, juba praegu tegelikult neil on need läbipaistvusreeglid tagatud teatud määral, et nendel õnnestub nagu kiiremini see üleminek teha oma platvormil, et meil liigubki võib-olla selline kogu poliitreklaam rohkem sinna ja millised on võimalused ka selliseks
ütleme nii, peidetud poliitreklaamiks, et siin oli õigesti sõnastatud küsimus Justiitsministeeriumi esindaja poolt, mis on siis poliitiline reklaam, et kuidas, kas võib tekkida olukord siis, et hakkab meil tekkima selline hoopiski peidetud poliitiline reklaam, mis hakkab liikuma mööda erinevaid selliseid rühmi või siis läbi sotsiaalmeedia teatud mõjutajate ja et võivad ju olla erinevad sellised olukorrad. Aitäh, lugupeetud komisjoni juht ja liikmed ja külalised. Kõigepealt esimene, võib-olla see tagantpoolt vastus hakkab sealt poolt pihta, et need suured platvormid on samuti kohustatud seda määrust jälgima. Nii et selles osas ma hirmu ei näe, ehk et kõik need kandidaadid, kes teevad kohalike omavalitsuste reklaamikampaaniat, siis see informatsioon nende kampaania kohta pärast 10. oktoobrit peab olema avaldatud ka suurtel sotsiaalmeediaplatvormidel. Ehk et midagi varjatumaks minna ei saa. Mis puudutab nüüd haldussuutlikkust või siis väiksemate meediamajade ja nende võimekus siis nendele tingimustele vastata, siis tegelikkuses on ju siin ka erandid. Ehk mikro- ja makroettevõtted ei pea raporteerima kõiki neid detaile, mis siin on üles loetud. Aga loomulikult jah, halduskoormust see meediamajadele põhjustab. Samamoodi siis ka reklaami tegijatele ja reklaamiagentuuride, reklaami edastajale, et koormust see küll põhjustab. Ma pigem jätaksin selle arvamusavalduse Meedialiidu esindajatele ja meediamajadele, et mida nemad selle kohta arvavad. Kokkuvõttes ministeeriumi poolt ütleksin, et iseenesest poliitreklaami definitsiooni puudumine on olnud Eestis probleemiks juba üsna kaua aega ja sama probleem on kimbutanud ka erinevaid selliseid tõlgendamisi kampaaniate puhul juba aastakümneid, et selle kohta on oma arvamuse andnud ka õiguskantsler, sellest on juba 20 aastat tagasi, kui ma selle pöördumise tegin ja siis vastus oli see, et poliitreklaami puhul tuleb jälgida kehtiva reklaamiseaduse regulatsiooni, eraldi definitsiooni meil ei ole ja reklaamiseaduse jälgimise kohustus on pandud siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, et miks see niimoodi on läinud. Aga ja kui võtta siis see idee, mida te ka ütlesite, miks see määrus üldse on oluline, et suurendada poliitreklaami kampaaniate läbipaistvust, see on igati tervitatav, aga tuleb jälgida, et me Eestis selle halduskoormusega väikestele meediamajadele liiga ei tee või väikestele agentuuridele liiga tegema ei hakka, mis omakorda võib siis tõesti tähendada, et avalik debatt või arutelu kampaaniate juures võib saada pärsitud, kui meediamajad hakkavad riskima või ka kandidaadid mitte ei hakka riskima, vaid võib-olla riski aimates jätavad reklaamid edastamata või mingid asjad tegemata, et see kindlasti avalikule diskussioonile enne valimisi kasuks ei tule. Aitäh. Ja aitäh, et võib-olla siit ongi õige ka sõnajärg üle anda meil Eesti Meediaettevõtete Liidu juhile Väino Koorbergile ja siin on ka muidugi see aspekt, mis on päris tihti läbi käinud, et ega meil kohalik meedia tegelikult on pidevalt konkureerinud nende suurte digihiidudega nagu Meta ja Google, et kes siis kasutavad inimeste andmeid, teevad reklaami, aga tegelikult makse Eestisse ei jäta. Samal ajal täna just selle määrusega, mis on meil otse kohalduv, on tekkimas olukord, kus võib-olla tõesti meil meediamajad jätavad reklaamid üldse tegemata, et nagu ma saan aru, need, mis tulevad pärast 10., et seal peavad kõik need tingimused olema täidetud ja hoopiski siis seda kasumit ja reklaami hakkab meil tegema suured meediahiidud, et siin on ka see osa, kus jällegi tegelikult osa sellest rahast ei jõua ka meil eelarvesse,
et kõik liigub välismaistesse firmadesse. Ja muidugi, kas see küsimus ka teile, et võimalikud need manipulatsioonid ja selline varjatud poliitiline reklaam, et ikkagi mina korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena näen selliseid varjatud poliitilisi reklaame sotsiaalmeedias, erinevates gruppides, ka suletud gruppides, et kõik võib olla selline aspekt, et teie selline nägemus selle, eks ole, määruse mõjust meie kohalike valimiste kontekstist ja meie meediamajadele. Aitäh. Me näeme seda mõju päris mitmel moel, et praktiliselt üldfilosoofilises mõttes näeme me tegelikult, et on väga suur ebamäärasus selles suhtes, et kellele see määrus üldse kohaldub. Kes on see poliitikas osaleja, kelle reklaame tuleb jälgida, sest me eeldame seda, et me oleme kodanikuühiskond, me tegelikult oleme kõik poliitikas osalejad, see ei puuduta üksnes erakondi, vaid see puudutab tegelikult kõiki inimesi, et esiteks tuleks seda vaadata. Teiseks peaksime vaatama sedavõrd, et kas sekkumine, küllaltki jõuline sekkumine valimiste protsessi, poliitilisse protsessi, kuidas see käib kokku meie põhiseaduses toodud väärtustega, põhiseaduses toodud põhimõtetega, näiteks ka sellega, et tsensuuri ei ole. Kolmandaks, kui me laiemalt jõuan järelevalve juurde, siis me näeme probleemina seda, et väga tugeva mõju poliitilise protsessi ja poliitreklaamiprotsessi üle saab tegelikult ametkond, mis allub tegevvalitsusele, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev amet, kelle eelarve kinnitab minister. Edasi me näeme, et on väga suured probleemid tõesti selle terminoloogilise ebaselgusega, kõik alates sellest, et kuidas käsitleda tekstireklaami, kuidas käsitleda poliitikas osalejate poliitilisi avaldusi ja mittepoliitilisi avaldusi, kas nad on siis nagu valimise eesmärkide toetamiseks või mitte. Kui arvamused ja arvamusartiklid ei ole reklaam, et siis kas suhtekorraldaja käest tellitud ja makstud arvamusartikkel on poliitreklaam, kuidas käsitada valimiskomisjonide teateid, kui need on reklaami kujul, sellepärast et seal on selge ebamäärasus, üldiselt öeldakse, et valimiskomisjoni üldine informatsioon valimiste käigu kohta ei ole poliitiline reklaam, aga kui ta on reklaami kujul, vähemalt ma küsisin seda juba TTJA tulevase regulaatori käest, nad ei osanud seda hästi öelda. Et meil on ebaselge näiteks, et kas valimisdebatid edaspidi selle seaduse alusel valimisreklaamina on tõlgendatud üksnes need, mis ei ole ERR-is, sest ERR-i valimisdebatt on selgelt seaduses sätestatud nähtus, aga Kanal 2 või Kuku raadios toimuv valimisdebatt ei ole seaduses sätestatud, kuigi ta võib anda võrdselt ja tasuta ligipääsu sellele foorumile, on täiesti ebaselge. On arusaamatud suur osa nendest läbipaistvusnõuetest. Alates sellest, et kellel on otsustav mõju reklaamitellijale või poliitikas osalejale, millal peaks reklaamitellija avalikustama oma omanikud või aktsionärid, kuidas käsitada mõjuisikute tegevust, millest korraks juba siin juttu oli, siis ka kõige suurem probleem, ja seda korraks siin mainiti, on see, et see määrus ei arvesta tegelikult digitaalse reklaami eripära. Ma arvan, mu kolleegid suudavad siin mind täiendada, aga see mure on ühtviisi nii suurtel platvormidel kui meediamajadel. Ehk et see määrus ei arvesta seda programmatikreklaami, ja tegelikult väga keeruline on järgida suunatud reklaamile seotud läbipaistvusnõudeid. Nii et see mure ei ole ainult Eesti meediamajadel, see mure on tegelikult kõikidel meediamajadel. Meediamajad on kaalunud, et nende nõuete, kui nad ei suuda neid nõudeid järgida, kui nende nõuete järgmine muutub koormavaks ka rahaliselt, sest see nõuab väga palju ka nagu programmeerimistööd, see nõuab hästi palju lisatööd, sest neid andmekohti, või seda infot, mida tuleb anda, on tõesti, ma ei suudagi kokku lugeda, 30-50 ühikuni.
et see nõuab ka tööjõudu, seda aruandluskohustust, et siis lihtsam ja odavam on poliitilist reklaami mitte avaldada. Ma olen seda ka Kuku raadios korra öelnud, et meie kolleegid vähemalt läbirääkimistel Google'i esindajatega on kuulnud ka Google'i arvamust selle kohta, et nendel on peaaegu võimatu oma programmatikreklaami painutada selle poliitilise reklaami määruse kõigi nõuete alle ja kuna nende rahaline risk on kõige suurem, siis ma isegi nagu ei vastandaks meediamaju ja suuri platvorme, vaid ma ütleks, et platvormide mure on veelgi suurem, sest nende rahaline kaotus on keerulisem seal. Et ebaselge on ka tegelikult see kaebuste lahendamiste süsteem, reageerimiste süsteem, kuhu saab edasi kaevata, kuidas saab edasi kaevata selle asja juurde, nii et hästi palju ebamäärasust on. Praeguseni ei ole veel olemas seda keskset reklaamihoidlat, kuhu me peaksime ennast liidestama, et kogu see tohutu informatsiooni hulk 72 tunni jooksul üles laadida. Mis puudutab väikeste ja keskmiste ettevõtete erandeid, siis need erandid on ainult väga väikeses osas, mis puudutab tegelikult aastaaruandlust, ebaseadusliku reklaami teadaandmise mehhanismi puhul tähtaegu, vist seesama, et sa pead reageerima 48 tunni jooksul, väike keskmine ettevõttes peab reageerima mõistliku aja jooksul, ja minu meelest on vist ka seotud riskianalüüs seoses isikuandmete kaitsega oli see mingi täielik, need on need erandid. Põhimõtteliselt kõik see ülejäänud suur bürokraatlik, väga kallis, väga koormav mehhanism tuleb meie kõikidele meediaettevõtetele ja see on meile väga raske, ütlen ausalt. Aitäh. Jaa, aitäh. Et võib-olla ka siis Õhtulehe peatoimetaja saab omalt poolt täiendada, et milliseid probleeme, ohte te näete. Aitäh sõna saamast ka Õhtuleht kirjastuse juht sellest aastast. Et raske on midagi Väinole lisada, et see nimekiri oli pikk ja ammendav, et ma printsin välja umbes selle nõuete osa, et see hakkab siit peale, mis ma peaksin täitma ja liigub siis 3. leheküljele. Kõik mustad on nagu nõuded, mis tuleb ükshaaval järjest täita, need on jah kuskil 50, et üks reklaam avaldada. Mis on oluline tõenäoliselt teie jaoks nagu läbi mõelda enda jaoks, et me ei räägi praegu ainult lehe- või veebireklaamist, te räägite telereklaamist, te võite läbi mõelda, kuhu te panete QR-koodi enda näopildi kõrvale, mis te panete posti külge, kui suur see QR-kood oleks, et seda saaks avada, tõenäoliselt enam-vähem näosuurune või siis nagu pooleks, et saaks mobiiliga seda pilti teha, seda QR-koodi seal avada. Et need kohad, kus need asjad tuleb täita, on paljudes. Ja kui me räägime nagu Eesti kontekstis, siis on tegemist sellise ikkagi nagu rämpsmäärusega, mida selles riigis ei ole vaja ja ma olen tegelikult ei ole nõus Kultuuriministeeriumi esindajaga, et seda õigusselgust oleks nüüd 20 aastat otsitud. Ma arvan, et kui seda on 20 aastat otsitud, siis see ka näitab seda, et seda tõenäoliselt ei ole nagu vaja kunagi leida, et see on Eestis selgelt olemas, et saadaks aru, mis asi on poliitreklaam, sest Eesti meediatarbija on intelligentne inimene, väga hästi haritud ja ta suudab teha vahet tõenäoliselt šampoonireklaamil ja poliitreklaamil. Mida veel? Et tõenäoliselt see, mis Väino siin tegelikult väga täpselt ütles, siis kuna praegu puuduvad ka need tehnoloogilised lahendused, ehk me ei saa aru, kuidas midagi tuleks kuhugi saata, siis tõenäoliselt on me ei saa ka millekski valmistuda. Kui me räägime eriti praegu lähenevate valimiste kontekstist, et ka see sama suurepärane õlekõrs, mis meil on antud, et hakkab ka avaldama enne, kahjuks ei saa avaldada enne, kui sa ei tea, kuhu sa pead seda üles laadima, millises vormis ja kas see nagu ka töötab. Et samal hetkel, kui see kuupäev kukub, et siis nagu üle minna, see tundub võimatu tehnoloogilise lahenduseta, mida praegu ei ole. Et me ei saa ise seda luua ja öelda, et meil nüüd on ja võtke see nagu Eesti oma üle, et see tuleb kuskilt Euroopast. Kui seda ei ole, siis seda ei saa ka teha. Ja see on tõenäoliselt üks nendest nagu põhilisi probleeme selles vaates. Ja selles vaates tõesti, et mis tuleks ka tõenäoliselt rõhutada veel kord, on see, et see seadus kehtib kõigile, mitte ainult meile, aga ma ei ole näinud, et Eesti Vabariigi seadused, mis me siin vastu võetakse, kehtiks siit samamoodi tõesti ka mõnede suurte hiidude jaoks, näiteks AKI kontekstis, kui mina olen kuidagi isiku andmeid pannud ohu alla, siis mina olen saanud AKIst kirja 20 miljonilise ähvardusega või siis mingi protsent käibest, aga ma ei tea, et kui mõni suur
korporatsioon on Eesti inimeste andmed ära kaotanud, et äkki oleks neile midagi saatnud, nii et minus on ka väike skepsis, et kui mõni, ütleme, suurem organisatsioon kui Õhtuleht Kirjastus kuskil, kes tegeleb kas Iirimaal või Ameerikas või kuskil mujal, ütleb, et meid ei huvita väga see tore määrus ja seda lihtsalt ei täida, et siis Eesti pädev asutus võtaks nendega kuidagi ühendust ja sundiks seda määrust täitma mingisuguse trahvi hoiatusel, et see tundub erakordselt ebatõenäoline, sest seda ei ole Eestis kunagi nagu minu teada juhtunud seni. Et pädev asutus oleks midagi sellist nagu teinud, mis tähendab seda, et kontrollitakse Eesti ettevõtteid, kontrollitakse Delfi meediat, kontrollitakse Õhtuleht Kirjastust, Põhjarannikut, keda iganes, keda siin Eestis on võimalik kätte saada. Nii et tegelikult, kui minu sõnum teile, kui siin sellisele komisjonile või kui ka Riigikogu liikmetele oleks see, et tõenäoliselt tuleks pigem mõelda, et mis juhtub, kui seda läbi ei koputata ja tegeleda nende reaalsustega selles vallas, et seda lihtsalt ei võeta vastu. Et tõenäoliselt sellega järgneb mingisugune Euroopa nõue, aga mõnikord on vabadusel ka hind, mida tasub maksta. Aitäh! Ja aitäh selle kommentaari eest, et ma saan aru, Kultuuriministeerium ja Justiitsministeerium soovib midagi vastata. Õigusselguse kohta ma tahaks lihtsalt öelda täpsustuse, et tänases seadusandluses puudub poliitreklaami definitsioon ja see on ka tekitanud probleeme. Nii et definitsioon siiski on, sest kui täna allub poliitreklaam ehk igasugune reklaamiseadusele, siis see tekitab väga huvitava olukorra, seepärast reklaam peab olema alati tõene, tõestatav ja nii edasi, kui te vaatate, millele reklaam peab vastama, ehk siis need antavad lubadused tuleviku suhtes peaksid ka täituma. Ehk et tarbijakaitse peaks siis pärast iga kampaania lõppemist, pärast poliitilist kampaaniat hindama, kas kampaania jooksul kandidaadi poolt tuleviku suhtes antud lubadused on täitunud. Ehk siiski ma ütlen, õigusselgus poliitreklaami puhul on vajalik, sest me teame, et poliitreklaami ei saa käsitleda tarbijakaitse reklaamina ja öelda, et see teeb sul juuksed säravaks või midagi muud, eks. Ehk et poliitreklaami puhul muudes riikides on definitsioon eraldi välja toodud ja mis lubab anda ka tuleviku antavad lubadusi ja mitte karistada, kui need lubadused ei ole täitunud. Ja kolleegid, Justiitsministeerium, palun. Aitäh. Paar mõtet, mis tekkis siin praktikuid kuulates. Väga õiged tähelepanekud. Tõesti, et ma üldse ei eelda, et kõik on lugenud seda määrust, aga jah, kui veel rääkida, et mis see siis on, mida see määrus reguleerib, siis tõesti ükskõik sõltumata sellest, millises kanalis reklaami avaldatakse, see määrus kohaldub. Kas see on raadio, kas see on televisioon, kas see on ajaleht, kas see on meieni veebis jõudev reklaam. Sõltumata reklaami avaldamise kohast siis on Euroopa Komisjon välja töötanud oma rakendusjuhise, mille ta peab juulikuuks kehtestama, kus selle juhise eesmärk on anda väga praktilisi suuniseid just nimelt, et kui see reklaam tuleb raadiost, mismoodi siis see läbipaistvusteade seal juures peaks välja nägema. Et seda ei saa Eesti ise välja mõelda. Seal on kõik liikmesriigid ka kaasatud sellesse, kuidas Euroopa Komisjon seda määrust välja töötab, et me proovime seal anda endast ka parima ja küsida just nimelt neid samu selliseid võib-olla mitte väga populaarseid küsimusi, aga eesmärk on see, et me kõik saaksime paremini aru, mida on vaja hakata sügisest tegema. Siis tahtsin veel öelda, mis puudutab nagu protsessi ja siin võib-olla üleskutset, et mitte vastu võtta seda seadust, siis Euroopa Liidu määrus on meil juba olemas. Selles osas meil ei ole praegu enam otsustuse kohta, et kas me midagi võtame vastu või mitte, selle on Euroopa Liit vastu võtnud. Mis on praegu jõudmas parlamendi ette, on ainult järelevalve teostavate asutuste määramine ja meie siseriiklikusse õigusesse väärteo koosseisude sissekirjutamine. Et mitte midagi muud praegu tegelikult parlamendil otsustada vaja ei ole. Ma kiiresti veel küsin, et kuna teil on soov tulla välja eraldi eelnõu, kui ma saan aru, see on kooskõlastusringil, mis puudutab seda järelevalvet, järelevalve üldiselt tähendab ka mingit trahve. Et kas seal on mingisugused trahvid ka, et kas selle kohta saaks öelda?
Jah, need ongi need väärteokoosseisud, mida ma mainisin, tuleb nii reklaamiseaduse lõppu, nagu seal praegu on väärteokoosseisud, siis tuleb sinna koosseis ja tuleb ka isikuandmete kaitse seadusesse koosseis, kui siis selle määruse rakendamisel ette nähtud isikuandmete kaitse töötlemise nõuded, kui neid rikutakse, et siis on võimalik järelevalveasutusel määrata karistus. Karistuse määramine ei ole kunagi eesmärk omaette. Kõigepealt on eesmärk saada normaalselt, mõistusepäraselt toimima selle määruse rakendamine ja tervemõistuslikult me ka soovitame järelevalveasutustel sellele läheneda. Et eelkõige see, mis on ilmselge poliitreklaam, selle alla tõesti punkt 1 käib valimisreklaam, millest me kõik saame ju tegelikult aru, aga kuna määruse fookus on laiem, nagu siin kolleeg õigesti enne ütles, kes on siis lisaks nii-öelda erakondadele, kandidaatidele, kes on veel need poliitikas osalejad, sellist nii-öelda halli ala on palju ja ega siin muud ei olegi, kui tuleb lihtsalt hakata otsast minema ja seda praktikat kujundama, sellepärast et see on uus õigusakt ja meil ei ole seda teadmist kusagilt lihtsalt võtta, sellepärast et seda ei ole praktikas rakendatud varem. Aitäh. Ja aitäh, kus seda saaks siis kommenteerida ka Meediaettevõtete Liit. Jah, ma hea meelega lisaksin sinna täienduseks lihtsalt nende sanktsioonide juurde, et tasub teada, et tegelikult meediaettevõtetel ei ole üleüldist jälgimiskohustust ja vastutus informatsiooni õigsuse eest, mis puudutab seda reklaamikampaaniat, lasub siis tegelikult selle reklaami tellijal. Ehk et sama reklaami tellinud avaldaja või reklaami tellija peab siis, eks ju, edasi andma juba tema teadmise järgi parima informatsiooni kogu selle kampaania kohta, aga need sanktsioonid võivad tabada mõlemad, nii reklaami tellijad kui reklaami avaldajad, et sellisel juhul selle poliitreklaami määruse kohustuste täitmata jätmise eest kuni 6% ülemaailmsest aastakäibest ja lisaks siis reklaami edastuse meetodite nõuete rikkumise eest, ehk et see sisuliselt isikuandmete nõuete rikkumise eest, see oli vist 4% ja kuni 20 miljonit eurot oli praegu vist see. Jah, Justiitsministeerium soovib täiendada. Aitäh. Hästi väike repliik siia vastu, et jah, kõik õige. Lihtsalt põhimõte on ikkagi selline, et karistada saab neid isikuid, kes rikuvad neile määrusest tulenevad kohustusi. Ehk et määruses on kohustused reklaami tellijale, reklaami avaldajale ja keskel on reklaamiteenuse osutaja, reklaami tootja ja siis reklaami avaldaja. Et siiski järelevalvet ja vastutust omab igaüks ainult oma selles konkreetses fookuses. Aitäh. Ja Õhtuleht, palun. Jah, ma lisaks juurde, et samas me praegu oleme rõõmsalt sellises demokraatlikus ühiskonnas, lihtsalt kui neid nõudeid, mis on siin avaldamises, reklaami avaldaja peab tagama ja järgnev nimekiri, kui neid on siin ligi 50, siis mõni kurjem asutus, et leida, et mõni meediakanal tuleks sulgeda, siis Eestis 20 miljonist tõenäoliselt piisab, öeldes, et ta on mingit nõuet rikkunud ja siit on see, et nad, nagu ma ütlen, õnneks on praegu demokraatlik ühiskond, on meeldivad inimesed, asutuste juhid, loodame, aga võib-olla ka natukene teistpidi, et ei ole vaja väga palju ida poole kõndida, et paari päevaga tõenäoliselt jõuab kohale, kus on nagu teistmoodi lähenemine, et see on ka nagu selles osas on ohtlik. Ja ma ikkagi nagu ütleks, et kui ei ole järelevalvajat, mida praegu üritatakse ka nagu paika panna, siis tõenäoliselt ei saa ka järelevalvet selle üle teha. Et siis oleks nagu staatus quo, ma ikka keeldan. Et seda ei saaks rakendada, mis on võib-olla juba vastu võetud, see on nagu minu point. Ja aitäh. Eerik-Niiles Kross, palun. Mul oligi sama küsimus peaaegu, et mis siis praegu see määrus kehtib Eestis Euroopa õigusena. Kui me nüüd seda eelnõud vastu ei võtaks, siis ta oleks, no siis teda ei saaks jõustada, eks ole. Või ütleme, teda oleks nagu, me oleks mingisuguses konfliktis Euroopa Liiduga, meil on mingi kohustus täitmata. Aga noh, ja siis?
Jaa, vastates küsimusele, et jaa siis, võib-olla natukene laiemalt jällegi suurt pilti, et kui Eesti on otsustanud kuuluda Euroopa Liitu, siis see lisaks kõigele muule tähendab ka seda, et me osaleme Euroopa Liidu õigusloome protsessis ja otsekohalduvaid määrusi me peame täitma. Ja kui määruseid ei täideta, siis järgneb rikkumismenetlus. Ja rikkumismenetlus võib lõppeda väga mitmel erineval moel, nagu me oleme siit hilisest elust ja praktikast ka näinud. Aitäh! Eerik-Niiles Kross, palun. Et see on nagu praktilise poole pealt, et lihtsalt aru saada, et sellest rakendamisest, ma saan aru, et see kõik meediakanalid on kaetud, eks ole, print, telepilt, ütleme konkreetne näide, raadioreklaam, et tänase koleda ilma toob teieni EKRE, eks. Mis, ilma teate alguses, eks ole. On poliitreklaam ilmselt, eks ole. Toob Reformierakond. Kuidas siis nüüd tuleb, mida peab selle kõigega siis nagu tegema? Kas siis tuleb mingi jutt lisaks, et selle on maksnud see ja see oli poliitreklaam? Või mida siis on? Palun. Lisaks peab olema viide arvatavasti veebileheküljele, kust saab siis selle läbipaistvusteave, kõik need 25 punkti ülejäänud infot, see, mida näiteks visuaalse reklaami korral kas lingi või QR-koodina kuvatakse, aga raadios siis ma ei tea täpselt. Paar minutit. Raadios loetakse ette see. Et ma saan aru, et komisjoni liikmed jõudsid järelduseni, et me peame tulevikus raadio- ja telereklaamid telima palju pikemad, et siis sinna mahuks kas see... Et tegelikult ma annaks veel sõna Delfi esindajale ja pärast jätkame küsimustega, meil on veel ka ERJK esindajad, et palun Delfi. Aitäh! Ma ei hakka seda kordama, mis on juba räägitud on, et võib-olla lihtsalt natukene täiendaksin seda, mis enne puudutas programmaatilist reklaami, et see on jah, tegelikult tahk, mis on nüüd selline, kus siis sellist järelevalvet kui ülevaadet on sisust võimatu teha. Korra käisid sotsiaalmeediaplatvormid läbi, Meta ehk Facebook, mis on väga hästi, aga meil on tegelikult Eesti turul, mis on reklaamituru vaates väga kõvasti tegelikult kasvanud, on TikTok ja ma ei tea, kui palju me saame TikTokist kätte seda, et kes konkreetselt on reklaami näitanud konkreetsele isikgrupile, kus me selle kätte saame, kuidas TTJA selle kätte saab. Ma kahtlustan, et see info on kuidagi üldse nagu kätte saadav. Et see on nagu eraldi võib-olla koht veel, mida nagu mõelda ja puhtalt nagu selles mõttes, et kui ma võtan nagu Delfi meedia seisukoha, me ei ole selle vastu, et see poliitreklaami nii-öelda nagu eristus peaks olema, aga lihtsalt see määrus ise kui nii-öelda mitmekülgne ja kui kompleksne see on lihtsalt täna ses vaates meie meelest, nii nagu Õhtuleht ütles tegelikult, et liiga karm, mis pigem ei peaks olema vastu võetud. Aitäh! Jaa, aitäh! Et ma kohe veel liigun edasi küsimuste juurde, aga kui saaks veel ERJK poolt kommentaari, et mind just huvitab see sama, eks ole, varjatud poliitiline reklaam, et milline võimalus on selleks, et näiteks meil kogu reklaam pärast 10. oktoobrit kaob üldse ära. Ja millised, et meil on olnud, eks ole, siiamaani ka päris paljud kaasused, mida te ka menetlete, ka nii-öelda keelatud annetuse raames. Aga veel ka teine aspekt on see, et kas siis ERJK antud teemal ei saaks olla ka nagu üks järelevalveorganitest, et me jällegi nagu toome eraldi sisse ja anname täiendavad siis nii-öelda karistusmehhanismid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, aga meil on tegelikult olemas juba ERJK, et kas siis kuidagi seda moodi ei saa üldse sinna poole liikuda, et võib-olla siis alguses see ERJK nägemus. Aitäh selle küsimuse eest, et ma hea meelega alustaksin siiski natukene kaugemalt, et mõni aspekt, mis mulle tundub, et on jäänud võib-olla käsitlemata, et üks nendest aspektidest on see, et kui päris selle kõnal oleva määruse nii-öelda algusesse minna, siis selle määruse mõte on ju aus ja läbipaistev poliitreklaam,
mis oleks vaba ebakohasest mõjutusest, seda eelkõige siis kolmandatest riikidest. Ma tahaks uskuda, et suur osa ikkagi siin saalis olijatest saavad aru, et see eesmärk on õige ja hea. Nüüd küsimus on see, et kui Euroopa Liit, mille osa Eesti on otsustanud, et seda tuleks kuidagi reguleerida, siis on ainult küsimus, kuidas seda reguleerida. Et siin nagu Justiitsministeeriumi esindaja ütles, et 2021 aastal alustati selle väljatöötamisega ja tegelikult see oli see hetk, kus oleks võinud siis kõik need, kes olid sellel hetkel ka Riigikogus, selles võtta aktiivselt osa, et see ei ole mitte ainult küsimus selles, et me jätsime hääletamata ühel konkreetsel hääletusel, vaid ka see, et tegelikult see protsess on üsna pikk ja see protsess, nagu ka siin majas ju, kui üks fraktsioon soovib mõne konkreetse algatuse läbi minemist, siis ta räägib ka teiste fraktsioonidega, teistest fraktsioonidest kindlate liikmetega ja proovib leida endale siis kaasamõtlejaid, kellega koos minna, sest kokkuvõttes oleks vaja saada ikkagi see enamus kätte selleks, et see on demokraatlik viis. Nii et praegu me oleme tõesti selles situatsioonis, kus juba üle aasta on see konkreetne määrus siis jõus ja nüüd ta lihtsalt rakendub siis täpselt nii, nagu kõigile teistele 18 kuu pärast, ehk siis 10. oktoobril on see hetk käes. Ma ütlen ausalt, et mul on üsna hea meel, et ERJK ei ole selle määrusega seotud, et meie osa tegelikult peaaegu et puudub, et loomulikult me oma töös jälgime erinevaid siis arenguid, erinevaid võimalusi, kuidas kinnitada või ümber lükata mingisuguseid väiteid, mis on esitatud meile siis või kui komisjonile, kas nii-öelda meie subjektide, ehk siis erakonda nende liikmete poolt või siis ka meedia või lihtsalt avaldajate poolt. Ja kindlasti see määrus võib anda meile kas oma läbi registri või muudel viisidel ka teatud tööriistu juurde. Aga iseenesest ega seal ju ERJK selles mõttes hõlmatud ei ole. ERJK ei ole kunagi tegelikult tegelenud poliitreklaamiga, et komisjon tegeleb reklaamiga kui sellisega ja eelkõige sellega, et meie asi on kontrollida, et reklaam oleks siis, reklaami eest oleks tasutud kohasel viisil. Ja tasuja oleks seesama, kes siis on õigustatud seda tegema. Ja kindlasti siin tuleb, ühtegi reklaami ei ole võimalik nagu lõpuni määratleda, et mis asi see on, milline, et kus sa astud vasakule või paremale, et kas siis on see rohkem poliitreklaam või vähem poliitreklaam, et ma usun, et ühel hetkel TTJA on samas kohas, kus meie oleme, et neil on ees mõni vallateavikutest, kus on ilus pilt mõnest kohaliku tähtsusega poliitikust, seal on pikk kirjeldus sellest, kuidas see, mida tegi siis eelmine koalitsioon, oli väga halb ja kuidas uus koalitsioon teeb kõike väga hästi, sest teadmised on teised, kogemus on teine, eetika on teine ja siis nad peavad ka samamoodi arutama, et kas siin juures peaks olema see QR-kood koos kogu selle tekstiga või ei peaks olema, et soovin neile jõudu selles arutelus. Kindlasti me oleme valmis oma kompetentsiga siis niimoodi andma sisendit, aga nende töö ei saa kindlasti kerge üheski mõttes olema. Aga samas see ongi see, et iga asi, mis luuakse, et see võtabki natukene aega, et kuni see käivitub. Ma täiesti toetan ja ka siis, kui sellest 21. aastal, kui see töö tegelikult algas, siis ka Justiitsministeerium kenasti pöördus ERJK poole ja küsis ka meie sisendit. Ja meie sisend oli ka siis see, et me näeme, et tegelikult TTJA on õige koht järelevalve tegemiseks, sellepärast, et reklaamile järelevalve on ka praegu neil on selleks olemas ka ressursid ja kompetentsid. Loomulikult poliitilise reklaami kompetents tuleb neile tekitada, aga suures piires on neil vajalikud ressursid olemas, et ikkagi kui võtta nii-öelda suuruse mahtu töötajate hulka, siis TTJA ja ERJK ei ole omavahel võrreldavad. Nii et selles osas TTJA-le jõudu
ja ülejäänutel, et tegelikult see on see koht, mis näitab väga hästi, kui oluline on koostöö Euroopa Liidu riikide vahel, kui oluline on see töö, mida siin majas tehakse ja soovida ka teile edu, et järgmine kord enne järgmise määruse jõustumist ei ole see emotsioon sama ärev. Aitäh! Aitäh, Rain Epler! Jaa, ma ennem tahtsin võib-olla siin kolleeg Kross ka tõi näiteid, et kuidas siis miski toimima hakkab, et ma hakkasin mõtlema, et siin meil poliitikas on inimesi, kes põhitööna teevad midagi muud, Stiig on näiteks hea näide, et kuidas see Euroopa määrus siis rakendub näiteks juhul, kui inimene on tegev meelelahutustööstus, et kas mingil perioodil siis piltlikult öeldes laulad laulu ära ja siis paned 2 minutit seda, et konsulteerige palun Euroopa poliitreklaamide järelevalve asutusega. Lihtsalt, et hästi praktiliselt püüda aru saada, et kuhu me selle asjaga välja jõuame ja eelkõnelejaga muidugi selles osas ei nõus olla, et siin on nagu tohutult hea määrus tehtud, millega liigutakse läbipaistvuse, paremate poliitreklaamide ja mille kõige muu poole, et minu arust siin on siukest nagu, kuidas ma ütlen, määramatust tuuakse kõvasti juurde ja kõvasti tuuakse juurde võimalusi siis kedagi sanktsioneerida täiesti ootamatul hetkel, ootamatul põhjusel. Aga see ei olnud küsimus, et küsimus oli võib-olla pigem sinnapoole, aga võib-olla ka siia, et kuidas me siis nagu orienteeruma hakkame selles määruse valguses, aitäh. Et ma saan aru, Justiitsministeerium vastab ja ERJK pärast. Jah, siis pärast. Jaa, aitäh. Eestis ei ole reguleeritud seda, et millal võib reklaami teha, kus võib reklaami teha, kui palju võib reklaami teha ja see kõik nii jääbki. See määrus mitte kuidagi ei muuda seda, kas inimene, kes lisaks sellele, et ta on parlamendisaadik, mingeid muid rolle veel täidab, et kuidas ta siis peaks selles olukorras käituma. Et ma arvan, et neid näiteid on ju veelgi inimestest, kelle puhul võib see küsimus tekkida, ma ei tea, praegu siin on ju olnud ka näitlejaid ja erinevaid selliseid inimesi, kes nii-öelda on teistele nähtavad rohkem teatud olukordades kui võib-olla mõni teine inimene. Et need reeglid siis, eriti siis valimistele eelneval ajal, et need on erakondade endi kokku leppida. Et ma arvan, et kas ja millise tegevusega näiteks kandideerida sooviv isik vahetult enne valimisi võib tegeleda, kuidas tegeleda või pigem ta taandab ennast mõningatest tegevustest. Et me näeme, et see võiks olla hästi palju erakondade endi sellise hea tava, kuidas iganes seda nagu nimetada, et selliste kokkulepete koht, et seda riik ette ei kirjuta. Aga kui on tegemist ilmselge valimisreklaamiga, siis see tuleb märgistada. ERJK-l oli repliik ja siis täiendus Rain Eplerilt. Ja ma sooviksin ikkagi täpsustada, et võib-olla diktsioon oli halb, et kindlasti ei ütelnud ühelgi hetkel, et see oleks suurepärane määrus. Et see, mis ma ütlesin, et see, mis on selle määruse eesmärk, ma usun, et see on heakskiitu enamuse siin saalis olijate poolt võiks pälvida. Ma vastupidi juristina arvan, et minul, olles seda mõned korrad lugenud, seda määrus, siis tekkis rohkem küsimusi kui enne seda lugemist, nii et ma ei arva, et see oleks väga lihtne ja selge asi üheski mõttes, aga kindlasti see ühel hetkel hakkab seda elu ise sisustama, nii nagu ERJK on kohustus sisustada elu, et siin üle laua istuva isiku puhul saan ütelda, et kui on tegemist vahepeal 2 saate vahel klipikesega, kus tegeletakse ainult laulmisega, siis kindlasti seal ei ole seda probleemi, et see oleks reklaam poliitilises mõttes, kui seal on poliitilise sisuga teksti näiteks siis erakonna mingi referendumi asja üles lugemine, et siis ta kindlasti on. Et niimoodi tegelikult need reklaami hindamised paraku käivadki, et võetakse kaasus by kaasus, vaadatakse selle sisu, teatud juhtudel ka ajastust ja selle alusel hakkab ilmselt tegema neid järeldusi ka TTJA. No ma siis täiendaks oma küsimust selles mõttes,
nagu Justiitsministeeriumi esindaja ütles, et noh, ei hakata seal ütlema, kus ja millist reklaami ja kuidas võib teha, aga noh, võtame sellise tagurpidise ahela ja öelge mulle, kui ma täiesti nagu valel teel olen oma mõtetega, et ütleme, vaadates ka viimase aja siin ERJK menetlusi, noh, on päris nüüd huvitav jälgida, kuhu siis kõik välja jõuab, et üks kolleeg on siin autosid reklaaminud ja üks kutsus sporti vaatama ja nii edasi. Ja nüüd siis on jõutud selleni, et oi, aga see ei olnud spordivõistluse reklaam, see oli hoopis selle inimese enda reklaam ja nüüd uuritakse, et kes maksis, aga minu arust läbi selle juba defineeritakse, et nii, nüüd oli poliitreklaamiga tegu. Ja kas ta siis kukub, noh, et ette ei hakata ütlema, et mida võib teha ja mida ei või, aga siis ta ju nüüd, kui ERJK ütleb, et siin kolleeg kutsus rahvast spordivõistlust vaatama, aga see ei olnud spordivõistluse reklaam, vaid hoopis reklaamis näed iseennast. Noh, siis justkui selgub, et tegu oli poliitreklaamiga ja siis me hakkame seda menetlema noh, selle määruse alusel ja siis hakkame vaatama, et QR-koodi ka veel ei olnud, et 20 miljonit, noh. Ma mõtlen, kas Rain, sa tahad küsida näiteks seda, et kui Stig laulab... Ei, ma ei küsi praegu enam Stigi kohta. Siis see ei ole poliitreklaam, aga kui ta plakatit paneb ülesse ja kutsub vaatama valimiste eel... Ennast laulmas. Kas see on reklaam? Ei, plus üks nüanss tuli siin proua Oviiri sõnumist veel, et noh, vaadatakse kas sõnumi sisu ja noh, võib-olla ma utreerin, aga noh, siis läheb nagu natuke, et komisjonis vaadati läbi laulusõnad, eks ole, millest laulis? Et kui laulis lihtsalt lilledest ja liblikatest, aga kui laulis näiteks nii, et noh, refrään oli midagi sellist, et ma võitlen ka selle eest, et elu oleks paremini Eestis kui maailmas laiemalt, noh, selline ilus laul. Et noh, tegelikult lähevad piirid ikka hästi nagu äguseks ju siin kõige sellega. Et aga ma ei tea, kumb nüüd vastab, et ühesõnaga, kui ERJK leidis, et keegi, kes osaleb poliitikas, reklaamis nüüd mingist sündmust, ütles inimesed, tulge sporti vaatama, tulge laulupeole, nii. Tuleb, ma ei tea, Võrumaa laulupidu tuleb minu juurde, ütleb, et Rain, teeme ühe reklaami, et saaks rohkem inimesi, sealt Võrumaal tuntud inimene, ma loen reklaami, siis tuleb kiri teilt. Oi, Rain, laulupeoks, aga said reklaami, nii. Hakkame vaatama, kes maksis. Siis on juba nagu poliitreklaam ja siis hakkab juba nagu määruse järgne menetlus. Või ei hakka, lihtsalt aidake mind, et kuidas see asi siis käib. Aitäh, niimoodi tõesti käigu pealt kommenteerides ja mitte absoluutsele tõele pretendeerides. Tagantjärgi on väga raske, noh, lihtsalt tervemõistuslikult, et isegi kui ERJK mõnikord ju jõuab oma menetlustest, kuna seal ei ole ajalist piiri teadupärast, et võib menetleda ka 4 või 5 aastat tagasi toimunud asju, isegi kui siis jõutakse selleni, et jah, tegemist oli siis reklaamiga ja seal oli võib-olla keelatud annetusega tegemist, et oleks üsna raske ette kujutada, kui seda sama reklaami peaks nüüd hakkama uuesti avaldama lihtsalt selleks, et sinna panna QR-koodid juurde. Et noh, kindlasti midagi sellist toimuma ei hakka. Ma ei pea silmas, et uuesti avaldama, aga noh, 20 miljoniline ja 4% sanktsioon annab ikka tagantjärele ära teha, sest kui te praegu ütlete, et tagantjärele ei ole võimalik midagi teha, no siis me võime lasta kõik edasi, sest kõik on ju alati tagantjärgi öeldakse, oi, see oli poliitreklaam. Noh, et päris... Ja, ma mõistan. Eelkõige, mida see määrus soovib, on sellel hetkel, kui reklaam on tänaval üleval, kui me kuuleme seda raadiost ja kui 2 nädala pärast näiteks on valimised, et inimesed saaksid sellel hetkel aru, kes minu tähelepanu praegu soovib saada. Ja et nad oleksid võimelised langetama otsuseid. Et kui see tuleb välja 3 aastat hiljem, siis noh, kahjuks need otsused kõik on siis selle teadmise või teadmatuse pinnalt langetatud ja valikud on tehtud. Et seda aega nagu see määrus nüüd ei kohustada kuidagi niimoodi tagasi pöörama. Aga mida määrus ütleb, et jah, siis sellel ajahetkel on kõigepealt esimene mõte ei ole see ilma läbipaistvusmärketa reklaam maha võtta, vaid sinna lisada see märge võimalikult kiiresti. Sellepärast, et keegi, nagu veel kord ütlen, eesmärk ei ole kedagi karistada, eesmärk ei ole reklaamid kohe maha võtta ja kuidagi pärssida ei poliitilist diskussiooni ega reklaami avaldajate äritegevust. Et see kõik ei ole selle määruse eesmärk. Jaan Toots soovis ka ERJK poole pealt kommenteerida ja Liisa Virga. Mul oleks küsimus Justiitsministeeriumi esindajale, et vahepeal kes selline fraas välja, et siin erakonnad võiksid ju kokku leppida, minu meelest ju seaduses midagi kokku leppida ei saa enam, et kuidas te seda mõtlesite, et teatud reeglid te võite omavahel kokku leppida, täna on ühed erakonnad, on meil teised, et niisugust asja nüüd küll ei oska kommenteerida.
Jaa, ma pidasin sellega silmas seda, et on võimalik ja minu arvates on ka varasemalt, mul praegu täpselt ei tule meelde ja kindlasti teie teate paremini, mingites konkreetsetes küsimustes lepitud kokku, et nüüd sel korral me teeme näiteks niimoodi. Et ma tean, et ERR siin kiirelt konsulteerisin, oli jah tõesti vist selline kokkulepe, et ei ole vahetult valimistele eelneval ajal teatud saatejuhid, et võib-olla nad ei peaks nagu olema saatejuhid sellel ajal. Aga on ka erakondadel võimalik omavahel nii-öelda tõesti kas hea tava või mingisugune käitumisjuhis või loomulikult ei saa see olla midagi sellist, mis läheks seadusega vastuollu, erakonnaseadusega või siis selle konkreetse määrusega. RJK-s me seda arvestada saab, mida poliitikud kokku leppisid, me ikka ajame näpuga seaduste järgi. Küsimus oli selles, et kui seaduses ei ole kirjas seda, et mis saab sellises olukorras, kui inimene on ühtlasi kandideerida sooviv isik, aga on ka avaliku elu tegelane, näiteks laulja. Et see jah, tuli sellest. Ja et kindlasti ERJK rakendab ainult seadust, et see on nagu üheselt arusaadav, et kõik need kokkulepped, mida võib teha siis teatud valdkondades, need on ainult nad on hea tahte kokkulepped ja nad saavad olla ainult siis niimoodi eneseregulatsiooni küsimus, mis jääb seaduse raamidesse, mis võib seadust veel kitsendada, aga ta ei saa seadust üle astuda kunagi, kui seadus ei ole antud teistsugust siis normi, mis teatud sektorites sellega on, aga mitte ei kehti kuidagi erakonnaseaduse puhul. Nüüd see märk sisu on põhimõtteliselt minu jaoks on ta nagu, endale sisustasin seda nagu märge sisuturundus. Et sa tead, et see konkreetne asi on põhimõtteliselt reklaam, mitte ta ei ole siis, et kui mulle pakutakse siin pikk artikkel on mõnes meediaplatvormil näiteks pesupulbri kohta, siis et see ei olegi tegelikult mitte selle sama siis platvormi hea töö, mis ütleks, et see on nagu suurepärane, vaid tegelikult see on tellitud asi. Ja poliitreklaami mõte on, et seda märgistada on täpselt samasugune, et see oleks teada, et see on poliitreklaam. Aga veel kord, et ERJK ei tegele poliitreklaamiga, et see, mida me ei ütle, et kas üks või teine on poliitreklaam, see ei ole nagu meie jaoks see kese, vaid meie jaoks on kese, kas tegemist, see konkreetne reklaam on seal hulgas isikureklaam. Ja võt see on see, kust me läheme, et kui on nüüd siis see isik või siis see isik võib olla ka juriidiline isik, ta võib olla näiteks erakond, aga et kui on tegemist seal see isikureklaami osa on oluline, et sellisel juhul me vaatame sinna sisse ja sellel puhul võibki tulla väga oluliseks aspektiks ka see, et mõni asi, mis on tehtud üsna kaugel valimistest, tundub sellel hetkel nagu ühtemoodi ja teine ja kui see on tehtud valimiste eel, siis ta paratamatult jätab teistsuguse siis mulje. Ja veel kord, et ERJK vaates ei ole ühelgi poliitikul ega erakonnal ei ole ühelgi perioodil siis ju keeldu teha reklaami, lihtsalt see, et kui sa reklaamid ennast, siis sa pead ise selle eest tasuma. Et see on see, mida meie kontrollime, et me muud aspekte tegelikult ei jälgi. Aitäh. Ja Delfi esindaja soovis ka sel teemal kommenteerida. Ma tahtsin ka öelda, et see hea näide sisuturunduse kohta tegelikult peegeldab väga hästi seda, et mis see määrus tegelikult peaks endast kujutama. Et ta on kas sisuturundus või poliitreklaam. Ja me saame lihtsalt aru, et ongi, kui inimene saa aru, et kas see on šampoon või poliitreklaam, et siis sul on seal lisaks juures. Aga selle määruse lisakomponendid, mis seal kõik on, annavad mõlemale poolele nii palju selliseid nagu lisatükke, mis muudab kogu selle määruse olemusolu tegelikult ma arvan kõikidele osalatele palju keerulisemaks, et nagu see algasi, millest nagu räägid, mis nagu on öeldud, et ta teeks läbipaistvaks, absoluutselt nõus, poliitmärge külge ka nõus, aga lihtsalt need muud tükid seal, et ma arvan, et see viibki tegelikult selleni, et kui nüüd Delfi meedias nii ma saan öelda, et me liigume selles suunas, et nagu nii oleks see olemas, aga kas kõik teised suudavad selle kaasa olla, ma pole kindel ja see viibki tegelikult siis selle, et kas see raha liigub TikToki või see liigub teistesse platvormidesse, kus siis kohaliku meediavaates tegelikult kohalikud meediamajad muutuvad tegelikult kehvemasse positsiooni. Aitäh. Ja Justiitsministeeriumi poolt kommentaar. Ja üks väikene täpsustus, mis puudutab raha liikumist erinevatesse teistesse kanalitesse, siis tegelikult selle määruse mõttes on oluline ainult see, et seda reklaami avaldatakse Eestis.
sõltumata sellest, kus see avaldaja asub, kus on tema registreeritud, et ta kohaldub nagu kõigile nendele, kes teevad reklaami ja seda avaldatakse Eestis. Meie näeme seda siin. Siis juba läheb see automaatselt selle määruse alla. Aitäh! Ja lihtsalt ma saan aru, et see oli mõeldud, et kui Meta või need avaldavad, et näiteks lihtsalt näide, et Eesti meediamajad loobuvad, eks ole, reklaami pakkumisest lihtsalt kardavad seda trahvi, loobuvad, et siis poliitikud hakkavad kõik ostma seda reklaami, ma ei tea, kas TikTok, Meta või kuskilt mujalt, et siis selle tulemusel, et ma saan aru see teema, et siis reklaamiraha läheb kõik sinna. Et selles suhtes, et meie meediamajad nagu selle tulemusel kaotavad nagu osa sissetulekust, et ma saan aru, et see oli vist see aspekt, eks ole. Täiendav Õhtulehelt poolt. Mul on üks küsimus, kui võib Justiitsministeeriumile, et kuna valimised on lähenemas ja me juba hakkame mingeid lepinguid tegema, siis ma ei tahaks nagu ennetavalt seaduse vastu kuidagi eksida või määruse. Et siin on selline punkt, millest ma väga täpselt ei saa aru, et äkki saate seda ka seletada. Et 3 kuud enne valimisi võib avaldada poliitreklaam ainult juhul, kui ostja on Euroopa Liidu kodanik, 3. riigi kodanik, kellel on alaline elukoht Euroopa Liidus ja kellel on hääleõigus, või siis juriidiline isik, asuv juriidiline isik, kuhu hallipassi inimesed lähevad? Kas ta on 3. riigi kodanik? Teie järgi, et kas ma võin avaldada reklaami, mis tuleb inimeselt, kes on hall pass? Nendel valimistel on nii et ta on 3. riigi kodanik siis või? Aga järgmistel valimistel? Ta on hääleõiguslik alaline elanik. Ja aga tema alalise elaniku staatus. Ta peab olema 3. riigi kodanik. Mikrofon. Mis riigi kodanik ta on 3. riigi kodanik? Mis? Mikrofon, palun. Pange palun mikrofon. Ja, et nad ei ole ühegi riigi kodanikud, aga Eestis nad on siis pikaajalise elaniku staatuses. Ja siin on 3. riigi kodanik, kellel on hääleõigus. Kas ma loen seda õigesti, ma olen valesti selles mõttes? Vabast, et siin selles teie tekstis on kirjas, et tegemist on seletuskirjas jõudnud, et hallpass läheb siia alla, aga siin on 3. riigi kodanik, kellel on alaline elukoht Euroopa Liidus ja kellel on hääleõigus, aga ees on ka 3. riigi kodanik. Tuleb loota lihtsalt leebele. Et ei ole tõsiselt, et kui te sellele täna ei oska vastata, siis... Et võib olla ühesõnaga olukord, kus inimesel on hääleõigus, aga ta ei tohi näiteks reklaamtegevuses osaleda, et see on siis Eesti Vabariigi teiste seadustega ka kooskõlas, kaasa arvatud siis põhiseadusega. Aitäh. See ei kõlanud küsimusena, oli pigem. Ja nüüd me jõuame põhiseaduse täiendamise seaduseni ja et kuidas siis Euroopa Liidu õigus ja Eesti põhiseadus nagu peaksid suhestuma omavahel. Et jah, see on praegu kooskõlas Eesti põhiseadusega. Aitäh, meil on päris palju küsimusi veel järjekorras. Riina Sikkut, siis Priit Sibul, Stig Rästa, Irja Lutsar. Riina Sikkut, palun. Ja kahtlemata mina ka toetan seda, et 3. riigid, eelkõige Venemaa ei saaks siis Eestis valimisi mõjutada, aga nüüd küsimus on, kuidas jõuda Eestis tervemõistusliku lahenduseni. Mina ise olen suhteliselt selline konservatiivne tehnoloogiate kasutuselevõtja ja mulle tundub, et digimaailma riske saabki kõige paremini maandada päris maailmas. Nii et tundub, et poliitikud lähevad tagasi telkidesse ja eeter saab valimisreklaamist vabaks ja kodanikud on ka rahulolevamad. Nii et võib-olla usaldus poliitikute vastu hakkab isegi tõusma. Aga seda arutelu kuulates, et mul on küsimus, ma ei tea, Martin Šmutov ütles väga selgelt, tema ei näe vajadust poliitilist reklaami Eestis eraldi defineerida seaduse tasandil, aga et kas teised osapooled, Justiitsministeerium, ERJK, et ühelt poolt mulle tundub, et võib-olla oleks vaja defineerida, et mis on poliitiline reklaam, mitte sellepärast, et kodanik ei saa aru, aga sellepärast, et pigem öelda, et mis siis ei ole. Kõik need laulusaated, tantsusaated, kokandussaated, abikaasa otsimise saated, kõik sellised asjad, et mina kui andetu inimene ei lähe kuhugi lavale laulma või tantsima,
aga samas ma ei heida ette ka kolleegidele, kes seda teevad, ja noh, seesama kas või see Mart Võrklaeva röst. Ma ütlen, et ausalt, kui inimene on automaksu esinägu, see on parajalt head eneseirooniat ja huumorimeelt näitav, et ta on valmis sellisesse olukorda ennast panema, et kus see joon tõmmata. Küsimus osapooltelt, kas te näete tegelikult vajadust poliitilise reklaami defineerimiseks Eestis seaduse tasandil, mitte nii palju, et öelda, et mis see on, kui see, et mis ta siis ei ole. Aitäh. Ja palun. Ja ma alustan, et lühike kommentaar, et tegelikult nüüd määrus selles mõttes jõudis meist ette, et ega Eesti enam ei tohigi väga palju nüüd reguleerida midagi, et poliitreklaam on midagi muud, kui selles määruses öeldakse, et mis on poliitreklaam. Ma lugesin seda, mina ei saanud aru, aga noh, võib-olla seda on ka võimalik seletuskirjas seda selgust siis luua. Jah. Ja et see, nagu ma olen juba ütelnud, et meie siis ERJK iseenesest ei aja taga poliitreklaami, aga loomulikult on võimalik, et praegu on ju ka Riigikogus erakonnaseadus menetluses, et kõik need kohad, mis tunduvad, et nad on kuidagi võib-olla kohatud või üle võlli, et need on kõik võimalik selle seadusega ära reguleerida, et seda olen ka vist põhiseaduskomisjonis ütelnud, et tegelikult see on suuresti siis rahvaesindajate käes. Selleks tuleb kõigepealt ütelda, et mis on see soov ja nii Justiitsministeeriumis kui ka tegelikult ka teistes ministeeriumides ERJK-s on olemas see kompetents, kes siis poliitikute soovid paneks ka sinna juriidilisse keelde, aga see eeldab sedasama, et oleks väga selge ülesande püstitus, et noh, lihtsalt väikse kõrvalepõikena ütlen, et siin Euroopa Parlamendi liikmete puhul nad on mitmekordselt tõstatanud selle küsimuse, et miks neid kuidagi koheldakse teistmoodi, kui nad siis oma Euroopa Liidu rahastust kasutavad isiklikes huvides. Ja see meie jaoks vastus on see, et sellepärast, et seadus nõuab ja ERJK on teinud ka siis Riigikogule ettepaneku, et see reguleerida ära seaduses. Siiamaani ma ei ole näinud seda, et seda nagu siinse parlamendi liikmed oleks seda siis vastutulelikud olnud selle küsimuse püstituse osas. Aga veel kord, kõik need asjad on võimalik reguleerida ühel või teisel viisil ja samamoodi on ka, et kuigi poliitreklaam loomulikult on selles määruses olemas, aga on võimalik ka, et erakonna seaduse mõttes poliitreklaam eraldi reguleerida, et selle seaduse mõttes on nagu see mõiste kehtib, et ka need võimalused on olemas, et kindlasti kui kuskil on olemas probleem, siis seda probleemi saab lahendada seaduslike viisidega ja noh, et aru saada, et tegelikult ikkagi see lahendus on siin majas mitte ühegi rakendusasutuse käes. Aitäh. Korra liigume edasi küsimustega ja siis saab veel... Mina vastaksin siis Riinale, et ma olen Martiniga sama meelt, et minu meelest ei ole vaja reguleerida poliitreklaami terminit, sest ma ei ole ka veendunud, võib-olla te lükkate ümber, eks ju, te olete olnud Irja ja sina valdkonnas, aga et näiteks ravimite reklaami puhul, et see on tohutu hulga inimelusi päästnud, et reklaam on seal jupp maad pikem ja tuleb rääkida, et apteekriga peab nõu pidama. No mul pigem küsimus nendele inimestele, kes seda määrust on nagu mitu korda lugenud ja tundub, et mitu korda ei tohi lugeda, siis läheb ainult keerulisemaks, nagu ma aru saan. Aga küsimus on selles, et kas tõesti sellest määrusest on võimalik välja lugeda nõndaviisi, et reeglid Kuku raadio valimisdebatile ja Vikerraadiole saavad olema erinevad. Et see küsimus tuleneb sellest vist Väino Korbergi viitest, kus ta ütles, et Rahvusringhäälingus on seadus, no tegelikult seadusega ei ole, Rahvusringhäälingu nõukogu võtab küll vastu nii-öelda valimisi kajastava nii-öelda regulatsiooni, aga eks ju see ei ole seadust tulenev. Et see on nagu nõukogu otsus, aga see, et kui siis Kanal 2 või TV3 teeb ka valimisdebatti, et siis seal on vaja QR-koodi asju ja Vikerraadios või Rahvusringhäälingus siis ei ole. Et kas tõesti määruses on sellised asjad või me räägime ikkagi reklaamist, kus valimisdebatt ei ole siis poliitreklaam? Jah, tõesti, määrus ütleb, et
seda ei peeta poliitreklaamiks, kui see on seaduse alusel kõigile võrdsetel tingimustel korraldatav debatt ja siis jah, need on need debatid, mis on eelkõige ERR-is. Nüüd on küsimus ongi, Rahvusringhäälingu seadus on see minu arvates, jaa, mis ütleb selle, et sellised debatid on olemas. Tõesti, on õige küsida, et kui lisaks Rahvusringhäälingule konkreetses riigis veel mõni telekanal soovib korraldada debatti. Delfi stuudio ka võib seda teha, ei pea olema meedia. Ütleme siis nagu laiemalt, keegi soovib korraldada debatti ja selle debati korraldus vastab kõigile nendele parameetritele, et tagada siis seda kandidaatide võrdset kohtlemist niimoodi, nagu praegu need debatid tehakse ERR-is. Et siis on küsimuse koht, et miks siis ei võiks olla sellised debatid väljas sellest kohustusest. Ma lisan siia juurde veel, et tavaliselt enne valimisi näiteks Eesti Puuetega Inimeste Koda, Noorteühenduste Liit korraldavad samamoodi erakondade esindajatega debati, mida ei kanna üle küll telekanalid või raadiokanalid, aga veebis kantakse üle, et kas siis neile ka rakenduvad mingisugused nõuded, reeglid? Ja jällegi mitte väljendades siin lõplikku tõde, sellepärast et ega me täpselt ju ei oska seda praegu öelda, aga nagu ma alustasin, et kui selle debati läbiviimine järgib seda põhimõtet, et on antud võrdne võimalus sellel debatil osaleda kõikidele, ma ei tea, kas siis kõikidele et on erakondade esimeeste debatt, et et siis on nagu kõikide erakondade esimehed, on lihtsalt erakonna esindaja, et siis oleks kõikide erakondade esindajad. Et kui see vastab nendele parameetritele, et siis tõesti võiks küsida, et aga miks ei võiks sellistele debattidele laieneda see nii-öelda välistus, et neid ei peetaks selleks? No see, mida te kirjeldate, ma ei kujuta ette, millist kohalik omavalitsus, kus me ei räägi nii-öelda erakondadest, meil on tohutu hulk erinevaid kohalikke omavalitsusi ja linnapeakandidaate või nii-öelda siis üksikkandidaadid, kuidas seal tekivad, et seal seda kõiki neid võimalusi tagada, ma mõelest nagu lihtsalt ei olegi võimalik, et alati jääb kellelgi võimalus vaidlustada neid asju. Ma repliigin, ütlen, ma tegelikult oleks just härra Sibula viimase kommentaariga nõus, et just seesama kohalik omavalitsuste valimine, mina ei kujuta ette, kuidas mul saab nõuda nagu täis tasakaalustatud kõiki esindavat debatti kõikide nende valimisliitude numbri juures, mis tõenäoliselt Eestis nagu tuleb, et isegi kui ma kutsun kõik suuremad Riigikogus esindatud erakonnad, tõenäoliselt on mulle võimalik esitada kaebus, et ma ei ole töötanud piisavalt tasakaalukalt ja jällegi, paremal juhul on hoiatus, halvemal juhul tuleb saade kohe eetrist ära võtta, ehk siis veebist eemaldada ja veel hullemal, ehk siis ma maksan 20 miljonit nähtavasti enda rahakotist juhatuse liikmena. Ja Liisa Oir, siis justiitsminister. Lihtsalt, et see, millele siis härra Sibul viitas, on tegelikult määruses otse kirjas, et poliitreklaamiks ei loeta kandidaatide tutvustamist selleks ette nähtud avalikes kohtades või meediakanalites, mis on seaduses sõnaselgelt sätestatud ja mida tehakse tasuta, tagades samal ajal kandidaatide võrdne kohtlemine. Et see ongi tegelikult seesama asi, et seda on siis seaduses on võimalik neid erandeid tuua, praegu lihtsalt on otseselt seaduse alusel ongi ainult ERR, et aga jällegi seadusandjal on võimalik teha vastavalt sellele määruse konkreetsele sättele, on võimalik teha erandeid. Seadusandja käes jälle. Et põhimõtteliselt täna me oleme nagu olukorras, kus selle jaoks, et kuna see on niikuinii juba otse kohalduv, et meil on siis vaja seadusandjana teha siis need hulk erisusi, et kuidagigi tagada see olukord, et meediamajad ei saata olukorda, kus nad tõesti, kas siis peavad täiesti debattidest näiteks loobuma, ja debatt on ainult üks näide. Need näiteteks, kui me hakkame arutama, aga neid tuleb juurde. Ja siis, või siis olukorras, kus siis ei teki nagu ebaproportsionaalsed nõuded, et mingites sellistes, mina ütlen demokraatia jaoks väga olulisteks asjadeks, mis on nagu enne valimisi, et siis lõppude lõpuks lihtsalt meediamajad on sunnitud loobuma. Et mul on siin lihtsalt veel Stig Rästa, Irja Lutsar, Maarja Kadastik ja siis Rain Epler. Stig. Ja, aitäh. Mul on selline küsimus, kas täiesti mina ei ole veel siiamaani uue liikmena aru saanud, kas see määrus jõustub igal juhul
või saab Riigikogu midagi ära teha. Ja sellest siis teine küsimus, kas meediamajad nagu Õhtuleht ja Delfi, kas te olete ka nagu tegelikult teinud mingisugused ettevalmistusi selleks, et kui te teate, et see määrus igal juhul jõustub? Et ma nagu mõtlen, et siin räägitakse väga palju sellest QR-koodi panemisest ja sellest raadioreklaami ette kõik selle jutu lisamisest, et tegelikult Eesti ju, ma ei tea, digiriigina andke see info kellelegi, keegi koos loob mingisuguse platvormi, kus saab neid QR-koode 20 eurost müüa, panna kogu seda infot üles, lahendada seda kuidagi ja või kuidas, kas keegi on nagu mõelnud üldse selle peale, aitäh? Aitäh küsimusest, jah, oleme mõelnud, aga nagu näiteks minu küsimus halli passiga inimeste õiguse kohta reklaami osta, tõenäoliselt Justiitsministeerium otsib vastust mulle. Samamoodi, eks ju, et me ei saa teha ühtegi tehnilist lahendust ette, kui me ei tea, mis on nõuded Euroopa Liidu poolt, et kuidas nad tahavad seda lahendada. Me võime Delfi võib ehitada enda oma, me võime ehitada enda oma ja võib olla täiesti kindel, et kumbki ei sobi. Et seda ei ole mõtet nagu ette teha, eks ju, et meil on vaja neid kindlaid nõudeid, et kuidas mingeid asju hakata üles kuhugi laadima, eks ju, sinna meeletusse ägedasse andmebaasi, kus siis kõik inimesed hakkavad käima kontrollimas neid erinevaid 50 asja, mis me peame sisestama. Aga me ei tea, eks ju, kuidas seda vastu võetakse, seda keelt, mis keeles, eks ju, kuidas seda tehakse, siis meil ei ole midagi ette valmistada, et me ootame. Meil on seda võimalik vaimselt ette valmistada. Ma täienduseks lihtsalt lisan siia juurde tõesti, et Euroopa Komisjon on alles nädal aega tagasi sisuliselt saatnud laiali juhiste mustandi, kus ta üldiselt veel küsib alles seisukohti nende kõik läbipaistvusnõuete kohta. Teisipidi üksiku meediamaja valmisolekust ei piisa sellepärast, et see peab olema ühtne süsteem, sest eeldatakse, et osa informatsiooni sisestavad reklaamitellijad juba enne, kui nad tulevad reklaamitellija ja see peab olema liidestatud Euroopa Liidu selle keskse hoidlaga. Ja seal peab olema ühtne keskne teavitussüsteem, ehk et näiteks ka ebasobivast reklaamist peab saama teada anda ja see teade peab minema ka siis sinna sellesse ühtsesse süsteemi, nagu ma olen aru saanud. Aitäh! Jah, nii nagu Väina ütles, et tegelikult see süsteem on mitmekülgne, et üks asi on see, et meediamajad valmistavad ette, nii nagu Õhtuleht on arutanud, meie oleme arutanud just seda tehnoloogia poolt ka, et mis kihte me peame hakkama ehitama sinna selleks, et kasutaja, kes tuleb siis lehele, et ta saaks justkui näha neid. See on iseenesest meil nagu läbi arutatud, aga just see, mis ka nüüd praegu käis, et see tegelikult peab olema ära liidestatud ka kõiki teiste osapooltega, mida me tegelikult täna ei tea ja eeldada, et me saame selle oktoobrikuuks valmis, on väga optimistlik. Aitäh! Ja siin on ka kulupool, eks ju, et kui räägitakse kas Skandinaaviast või Google'ist või ka meist, et kas me üldse hakkame poliitreklaame vastu võtma, siis see vastus ongi, eks ju, et mis see võrrand on, et mis meie kuluarenduse peale on, sisestamise peale ja kas sisse tuleb raha on seda nagu väärt. Kui see võrrand on miinusmärgiga, selgelt ma arvan, mitte keegi ei avalda ühtegi poliitreklaami. Kui ta on isegi nulli lähedal, sama vastus. Mis puudutab seda valmisolekut, siis tegelikult me oleme sellest määruse vastuvõtmise hetkest juba seda informatsiooni oma liikmetele levitanud, aga see valmisolek on ka väga erineval tasemel ja tegelikult on olemas väga väikesed meediaettevõtted, kelle valmisolek on väga väike. Ma toon lihtsa näite, kus võib tekkida probleemkoht, näiteks, et seesama määrus näeb ette lepinguse hoolduskohustuse ehk et kirjastajad peavad tagama, et poliitreklaami kuvamiseks sõlmitud lepingutes kajastatakse, et teile tellijana pantakse kohustus järgida neid määruse nõudeid. Kui ma kohtusin väikeste meediaettevõtjatega, siis nad ütlesid, et neil ei ole mingeid lepinguid, neil on kviitung ja raha. Et nad ei ole ka selleks valmis, rääkimata siis andmebaaside liidestamisest. Ja Justiitsministeerium veel kiiresti, meil hakkab lihtsalt vaikselt aeg otsa saama, et võib-olla kui Irja Lutsar, et küsimus võib-olla see on. Minul on ainult ka see kommentaar, ma ka Martin Smuutum ja ka Priit Sibulaga nõustun, et mida rohkem me reguleerima hakkame, seda suuremasse sohu me läheme, et minu arust ei ole kunagi võimalik ette näha, mis homme saab. Et näiteks ma toon enda konkreetse juhtumi, paremat poliitreklaami, kui COVID mulle tegi, ei ole võimalik
võimalik teha. Et seda ma ei pidanud üldse reklaami tegema ja mingeid selliseid analoogilisi sündmusi võib veel tulla, mida me ette ei näe. Esimene kord, kui sa seda kasutama lähed, siis seda juhtumit ei ole selles ülereguleeritud seaduses. Minu meelest seal tuleb väga ohtlik olla, et mitte bürokraatiat ja ülereguleerimist suurendada. Aitäh. No lihtsalt see võib-olla, mida mina korra kommenteerisin, mina just mõtlesin, et kuidas meie saame ise seadusandjana kuidagi seda bürokraatiat vähendada ja seda mõju, mis tuleb määrusest, et kuidas meie saame omalt poolt kuidagi selle tasakaalu leida. Maarja Kadastik, palun. Ja mul oli korraks natuke segaseks, kas see määrus kohaldab ainult kõik, mis on avalik reklaam, aga kui sa isikule, ma ei tea, kirjutad sotsiaalmeedias otse, et ma nüüd kandideerin, tahan teha neid asju. Kas ma pean sinna ka siis panema kõik QR-koodid ja kõik muu järgi või mitte? Et kuidas see et no just, et tegelikult see on hea point, et kui poliitik ütleb inimesele palju õnne sünnipäevaks, et siis, et mis hetkel tuleb ka siis nii eravestlustes või kust maalt jookseb see piir, kus see aplikeerub? See on nüüd just nimelt see hea küsimus, et mis asi on poliitreklaam ja mis ei ole. Et kui te kirjutate oma sõbrale Facebookis lihtsalt midagi, mis võib ka olla seotud sellega, et muuseas ma võib-olla hakkan kandideerima ja nii edasi, et siis seda justkui ei loeta. Aga kui te teete sellist postitust 100-150 inimesele Facebookis, et siis seda juba loetakse. Samas, kui poliitik soovib müüa oma kasutatud autot, siis seda ei loeta poliitreklaamiks. Isegi kui see... Ise pildil olles selle auto kõrval. Jaa, et ma lõpetan oma lause. Et isegi kui ta saadab selle 150 inimesele, et siis ei loeta seda poliitreklaamiks. Et see poliitreklaami, et kas on või ei ole poliitreklaam, see sõltub vähemalt, ma ei tea, 5 parameetrist. Ühesõnaga, kui see on poliitreklaam, siis sa pead kõik QR-koodid, kõik muu järgi panema, see message läheb siis ütleb, seda, milline ja mis kujul see info sinna juurde tuleb panna, on just nimelt see Euroopa Komisjoni määrus, mis täpselt vastavalt igale erinevale reklaamikanalile, reklaamikandjale kirjutab ette, kuidas ja mismoodi see info tuleb sinna panna. Kas see on QR-kood, kas see on raadioreklaami puhul selge, malbe, aeglase häälega öeldud lisalause, mis ei tohi olla samas tonaalsuses, kui oli reklaam. Et sellise detailsusega Euroopa Komisjon annab need rakendussuunised. Ma väga soovitan teil kõigil neid lugeda, sinna panustada, anda tagasisidet. Sest ainult niimoodi läheb see määrus paremaks. Siin ei saa enam midagi paremaks teha, see juba on rakendunud või? Rakendusjuhisest me räägime praegu. Eesti mõistes nagu seadusel on rakendamiseks määrused, et samamoodi teeb ka Euroopa Komisjon praegu sellele vastu võetud õigusaktile rakendusmäärust, mis on tõesti väga-väga praktiline tööriist. Rain Epler. Ma tahtsin juba ennem kommenteerida seda, siin te lugesite ette selle lõigu, et kui on olemas sellised spetsiaalsed kohad veebis või mujal, et seal need debatid ja muu, ja tasuta oli seal, te lugesite määruse teksti, et see tegelikult ju minu arust Õhtulehti ja Delfit võib-olla päris otse ei puuduta, see on selline valimised.ee tüüpi koht, kus siis umbes neutraalselt võrreldakse, sest et kui siis Õhtuleht teeb debati, aga ei kutsub meid Kadastikuga energeetika üle vaidlema, ja kui see on nüüd seal 2 kuud enne valimisi, siis öeldakse, et oi, et tasuta, aga palju see minuti hind oli ja me hakkame Kadastikuga riigieelarvesse, muudkui, et maksa ära, natuke mulle tundub see asi sinnapoole tüürivat, või siis teine variant on seadusesse kirjutada, et Delfi ja Õhtuleht peavad tegema tasuta, et siis nad on nagu ERR, et siis nad on tasuta ja täidavad seda määruse punkti. Ja siis on seaduse alusel, et kirjutame, ja siis tuleb uus ajaleht, siis muudame seadust, paneme sellega sisse, eks ole, et kuidagi, kui palju minutit? Eerik-Niiles Kross. Siiski, jah. See Maarja küsimuse jätkuks, et sotsiaalmeedia postitused, kas see määruse järgi siis vanasti ikkagi reklaam on, tema üks selline kindel omadus on see, et see on et see keegi maksab selle eest. See on ostetud teenus. Et kas siis nüüd selle määruse järgi siis, kui ma postitan oma, ma ei tea, Facebookis, mul on 5000 jälgijat, ma ei maksa selle eest midagi. Ma ainult oma privaatsust pidevalt, eks ole, vähendan selle metale kogu aeg andmeid andes. Et kas see on siis poliitreklaam?
aga minu teada on võimalik ka juba praegu ja juba aastaid Facebookis oma konto ära märgistada kui poliitiku, kui avaliku tegelase, et ma loodan, et see märgistus on kõikidel oma kontodel küljes. Ei, mul on 2 kontot, mul on eraisiku konto ja poliitiku konto. Ma olen eraisiku. Ja nii olen ka mina aru saanud, et see ongi õige käitumine, et kui te... et selle poliitiku konto alt isiklikud, kuidas see täpne sõnastus seal ongi, ühesõnaga, kui te lihtsalt arvamust millegi kohta avaldate, et siis see ei ole poliitreklaam. Kui te ütlete, et valimised on tulemas ja mina kandideerin ja hääletage minu poolt, siis see on poliitreklaam. Isegi kui te teete seda oma sellel Facebooki kontol. Ma ei maksa sellest. See ei ole primaarne sellest maksmine. Aga kui ta avaldab oma Facebooki kontol, et tulge hokit vaatama, nagu sellel isiklikul avaldab, siis proua Oviir võtab oma klubi kokku, vaatab, oi, Kross sai nüüd endale palju reklaami. Sellest tuleb selline mingisugune Riigikohtu asi, sest see on põhimõtteliselt ei ole ju olulist sisulist vahet, kui ma lähen tänavanurgale ja pean ühe poliitilise kõne või Raekoja platsil, räägin inimestele. Ise räägin oma näoga, ütlen, et tulevad valimised, valige mind, ma teen kõiki asju palju paremini kui kõik teised. Eks ole. Nii. Kui ma teen sama asja Facebookis, oma kontolt, tasuta, ma ei maksa selle eest kellelegi, ise kujundan, ise saadan välja. Milles seisneb siis milleks seda tehakse, millele see on suunatud. Kui see on suunatud valimistulemuse mõjutamist, referendumit, kampaaniat või muud sotsiaalsed protsessid, kui see on suunatud sellele või mingisuguse ühiskondliku arvamuse tekitamisele. See ongi poliitika. See ongi poliitika, selleks poliitikat tehakse. Ei no salvestid ja kõik muud ka on ju, aga selles mõttes, et tõesti, et nagu mis on seal vahet sellega, kui me lähme ja Rainiga vaidleme Raekoja platsil? Aga esimeses stuudios? Ei, no esimene stuudio on lubatud, see on ainult, mis on lubatud. Jah, esimene stuudio on okei, kui see on. Ei, aga päriselt, mis on see vahe, kui teha seda tänaval versus see, et ma teen seda Facebookis? Ei, aga ma ei suuna, ma teen lihtsalt postituse. See jõuab nendeni, see sõltub, mõni postitus jõuab 1000, mõni jõuab 100 000 inimeseni, et nagu... Ja aga see on... Ja seda küll, aga siis me teeme seda iga jumala päev, iga kord, kui me Facebooki postitame. Et siis põhimõtteliselt nagu iga kord, kui sa postitad Facebookis, pead sa panema QR-koodi alla. Kui nüüd Teaduste Akadeemia liige ütleb, tuumajaam jah või ei, avaldab oma arvamust, ta ei ole poliitikas tegev, ta ei kandideeri, aga sisuliselt on, sisu poolest on ju, nagu te ütlesite, tegemist poliitilisel teemal sõnavõtmisega. Kas siis tema, kuigi ta ei ole poliitik, peab hakkama QR-koodi panema nõudeid täitma, et prooviks selle eristusega ära teha, et kas see on ainult poliitikutele kehtib? Ei, üks on isiklik. Et isikliku arvamuse, teie näide, et isiklik arvamus see ei ole. Aga kui ma teen mingi kampaania, ma tellin mingisugused plakatid kusagile, kutsun inimesi üles mõtlema, kas jah või ei. Tuumajaam oli lihtsalt üks näide ainult, aga see kindlasti on selline teema, mis mõjutab Eestis väga paljusid inimesi. Ja järelikult on suunatud see, mida ma teen, ma ei tee seda ju lihtsalt niisama, kui ma tellin neid plakateid, et ma teen seda selleks, et suunata inimeste arvamust. Ja siis ta juba... Ma mõtlen, kui seda teeb poliitikas mitteosalev inimene. Ma ütlengi, Teaduste Akadeemia president mingi Eesti elu olulises küsimuses teeb avalduse, et tuumajaam peaks Eestis olema. Siis ta läheb üksikisikuna, kui ta ühe korra ütleb seda kusagil, siis see on isikliku arvamuse väljendamine pigem. Kui parajasti peaks tulema rahvahääletus tuumajaama poolt ja vastu, siis sellisel juhul see läheb küll minu meelest poliitreklaamiks, sest et see võib, kuidas seal on poliitreklaamiks peetakse, ma kohe vaatan, kui seda tehakse poliitikas osaleja poolt, jaoks või nimel. Ja kui see võib mõjutada. Aga kui sa omal initsiatiivil lähed
teed sellise teate, mina toetan tuumajaama. Ja Priit Sibulalt on ka veel küsimus, Ja see ei ole et poliitreklaam. siin läks natukene, jah. Ja siis ta mul on üks küsimus, selles mõttes sain inspiratsiooni natukene sellest Justiitsministeeriumi nii-öelda seisukast või arusaamist, et me nüüd läksime hästi nii-öelda, et mis on poliitreklaam ja mis ei ole ja oli jutt nii-öelda nendest vanade autode müümisest. Aga kui ma nüüd juhuslikult seal valimiste ajal panen oma autole külge kleepsu oma näoga või hakkan vanaema pärandiks saadud maja müüma ilma maaklerita, nii-öelda juhuslikult sel ajal, et see, ma saan aru, ei ole ju poliitreklaam siis. Ja see on siis nagu hästi mõistlik ja lubatud tegevus, ma saan aru selle järgi. Kui selle tegevuse tegemine on hädavajalik just valimistele eelneval perioodil, ega siis eluliselt tuleb ju ette igasuguseid asju ja see võibki olla niimoodi, et lõppkokkuvõttes poliitik on ju ka inimene. Et tal võibki olla vajalik võib-olla müüa kinnisvara, masinat, mida iganes. Mul on selline hästi teoreetiline küsimus, et kui seadusandja Eestis sätestab seda poliitreklaami nagu väga kitsalt, me praegu võtame, et võib-olla ka kitsalt kui see määruses, eks ole, et kas siis on võimalik kuidagi lahti saada sellest, et me praegu põhimõtteliselt iga asja loeme poliitreklaamiks, aga kui me ise seadusandjana teeme võimalikult kitsalt, et me saaksime kuidagi nendest mõjudest, selle määruse mõjudest nagu ja ebaproportsionaalsest bürokraatiast lahti, ei ole? Kahjuks ei, Eestil ei ole õigust kehtestada selle määruse kontekstis teistsugust poliitreklaami definitsiooni, kui praegu on määruses kehtestatud. Selge. Et suur aitäh kõikidele külalistele, suur aitäh komisjoni liikmetele nende küsimuste eest, aitäh selle arutelu eest, et ma ütlen ausalt, et mida rohkem me seda arutasime, seda keerulisemaks ja arusaamatumaks teema läks ja et ega siin on muidugi palju muidugi ka seadusandja käes, et mida meie saame nüüd omalt poolt teha, arvestades, et määrus on juba otsekohalduv. Üks asi on see, et kui palju me saame Euroopa Komisjoniga veel vaielda, suhelda, tähtaega pikendada, teine asi on nüüd seadusandja poole pealt, aga jah, et mina tõesti näen siin tegelikult päris palju ohte ja probleeme ja just selles osas, et mis puudutab sellist demokraatlikku, avalikku, avatud debatti, et me sellise hooga üritame seda läbipaistvust tagada, aga teiselt poolt jälle seda hakkame debatti vaigistama. Aga suur aitäh teile kõigile, et kindlasti me veel selle teema juurde tuleme siin komisjonis tagasi. Aitäh, istung on läbi.